Eelmine kord rääkisin teile, kuidas kasutada hallkaarti kaameras valge balansi seadistamiseks, aga see ei ole sugugi ainus funktsioon, mis on hallkaardil. Minu nimi on Anton Lember, tervitan teid Point TV stuudiosse ja täna räägime, kuidas hallkaardiga mõõta säritust. Sai ka eelmine kord mainitud, et hallkaart peegeldab tagasi 18% temal langevast valgusest. Miks just nii palju? See on just sellepärast, et täpselt sama palju kipub ka tagasi peegelduma enamus meie kaamera ette jäävatest pildistamisobjektidest. Ja selle tõttu on ka kaamerate säritusandurid häälestatud arvestama 18%-lise peegeldamisega. Kõik objektid aga alati ei peegelda just nii palju ja siis oleks väga hea, kui oleks endal käepärast näidis, mis peegeldaks täpselt nii palju valgust, kui kaamera enda särimõõtmise arvestamiseks saada tahab. Siis saab selle kaardi järgi määrata särituse ja kui säritus on paigas, siis saab tegeleda kadreeringuga ja saada täpselt säritatud pilt. Täna on meil stuudios näidata teile selline Biigi komplekt hallkaartidest. Siin komplektis on 2 identset keskmist mõõtu hallkaarti ja 1 taskumõõtu hallkaart. Need siis on kasulikud erinevates olukordades, makrovõtete ja väiksemate toodete puhul on mugavam kasutada väiksemat mõõtu. Aga on meil näidata teile ka Lastolighti toodangust EasyBalance'i nimeline toode, mis on tunduvalt suurema mõõduga. Suurema mõõdu kompenseerimiseks saab teda siis mugavalt kokku voltida kaasaskantavuse jaoks. Lisaks on siin keskel olemas selline väikene värviline, mitte värviline, vaid jooneline muster. Selle mustri eesmärk on võimaldada töötada autofookusel. Nimelt väga paljudel kaameratel saab menüüst ära keelata kaameral päästikuvabastuse, kui ei ole leitud autofookust. Siis kui on ühtlane hall pind, siis ei pruugi kaamera seda autofookuse punkti leida. Selle jaoks need jooned. Aga halltoon on neil täpselt sama. See tähendab, et kasutada saab neid põhimõtteliselt ka täpselt samamoodi. EasyBalance'il on olemas nii valge pool kui hall pool. Eelmises teemas käsitletud valge balansi seadistamiseks põhimõtteliselt saab kasutada ka valget poolt, kuigi hall pool on siiski turvalisem, kuna valge poolega võib tekkida mingis värvikanalis ülesäri, mis muudab tulemuse ebatäpseks. See, kus saab siiski kasutada valget poolt, on valgusreflektorina. Et veel üks 3. funktsioon juurde. Aga kuidas siis mõõta hallkaardiga säritust? Hallkaardi kasutamise protsess säri määramisel oleneb väga suurel määral kaamera võimalustest ja kaamera erinevatest seadetest. Näitena toome jällegi siis Pentaxi KX-i. KX-il on siis terve rida erinevaid seadeid, mida saab siis määrata seoses säritusega vastavalt enda eelistustele ja mugavusele hallkaardi kasutades. Esimese asjana oleks mõistlik hallkaarti kasutades valida särituse mõõtmiseks ainult keskpunkt. Siis ei pea hallkaardiga katma tervet kaardit, vaid piisab hallkaardi katmisest ainult keskpunktiga. Sellega seotud on veel custom settingute all valik, kas autofookus punkt ja säritamine on omavahel seotud. Et hallkaardi puhul võiks see mitte nii olla. Ehk siis kui mõõdetakse säri siis keskpunktiga, siis alati keskpunktist, mitte siis autofookuspunktist, mis võib sattuda ka kaardi serva. Siis on veel custom settingute all on AF ja AL nupu funktsioon, mis on siis põhimõtteliselt kõige olulisem hallkaardi kasutamise juures. Kuna enamasti mõõdetakse säri päästiku vajutuse peale napilt enne pildistamist, aga praeguses olukorras hallkaarti kasutades soovime seda teha enne, siis oleks hea, kui autofookuse AFAL nupp lukustaks ainult siis särituse, mitte
ei käivitaks autofookust. Ja nende seadetega on siis KX meie eelistustega seotud hallkaardiga säri mõõtmiseks. Kõige püsivamate tulemuste saamiseks hallkaardiga säritamisel mitme kaardi lõikes on mõistlik kasutada manuaalrežiimi. Selle jaoks siis hallkaardi kasutades, suunates kaamera hallkaardile, tuleb valida sellised säriparameetrid, mille puhul siis säritusindikaator näitaks täpset säritust. Kui seda ei ole nullis, siis ilmselgelt ei ole ka säritus õige. Säri mõõtmine hallkaardiga käib siis valitud seadete puhul niimoodi, et tuleb hallkaart asetada objekti ette, jällegi niimoodi, et ta oleks enam-vähem kaamerale otse ja talle valgeks sama valgus, mis valgustab objekti. Tuleb käivitada säri mõõtmine. Siin on näha, et kui kaamerat erinevatesse suundadesse liigutada, siis kogu aeg säri aeg muutub vastavalt sellele, kuidas kaamera mõõdab. Aga kui ta on nüüd hallkaardi peale määratud, siis selles kohas on tal oma kindel väärtus ja FAL nuppu vajutades lukustatakse see väärtus ära, ilmub sinna üles väikene tärn ja on näha, et enam see väärtused ei muutu. Need väärtused on nüüd lukustatud. Võib võtta hallkaardi eest ära. Nagu valitud siis seadetest autofookus toimub endiselt iseseisvalt ja võib asuda pildistama. Siiski tuleb arvestada, et kui teie pildistatav objekt erineb väga suurel määral keskmisest 18% peegeldavusest, näitena võib tuua kas siis lumise maastiku või siis musta sameti, siis ei anna ka hallkaardiga säri mõõtmine täpselt soovitud tulemusi ja tuleb siis kasutada säri kompensatsiooni. Sellised olid siis hallkaardi kasutamise nipid säritamisel. Soovin teile ilusaid pilte ja kohtume järgmises videos.